Kallis kogudus, head kuulajad. Täna võime kõik rõõmustada selle üle, et meie erakordne 2-kuune eemaloleku aeg hakkab läbi saama. Tagasi vaadates kõlab uskumatuna, et midagi sellist, nagu meie kirikutes ja pühakodades jumalateenistuste ärajäämine üldse juhtuda sai. Ja mitte ainult seda, ära on jäänud palju muudki, mille nimel on palju tööd tehtud. Nagu näiteks selle aasta suvel toimuma pidanud 61. peakonverentsi sessioon, mis lükati edasi 2021. aasta kevadesse. See enneolematu otsus tõi kaasa ka teisi muudatusi. Peakonverentsist tuli sõnum, et sellisel suurejoonelisel viisil, nagu peakonverentsi harjunud nägema ja tegema oleme, enam ei tule. Nende korraldamist reformitakse selliselt, et need oleksid väiksemad, lühemaajalised ja väiksema osalusega. Niisiis, ka pärast praeguse kriisi möödumist me ei lähe tagasi sinna, kus olime, vaid läheme edasi täiesti uude olukorda, uude ajastusse. Ilmselt olete ka teie mõelnud sellele, milliseks kujuneb meie elu järgnevatel kuudel, isegi aastatel. Südames ehk sooviks öelda, et läheme tagasi normaalsusesse. Ootame, et saaks selle tagasi, mis enne oli. Saaks tagasi vabaduse liikuda, vabaduse osaleda, vabaduse reisida. Saaks tagasi oma sissetuleku, saaks tagasi oma endisesse rutiini, saaks tagasi oma kirikusse, saaks tagasi oma elu. Kuid kas tegelikult saab päriselt tagasi seda, mis on olnud? Kas peakski saama? Kas isegi tohib? Tagasi või edasi? See on üks nendest elu paradoksidest, et me tahame tagasi seda, mille oleme kaotanud, kuid kõiges muus soovime minna edasi, mitte tagasi. Kuidas on aga meie praeguse aja ja olukorraga? Tunnistan ausalt, et minu jaoks ja minu elus on tegemist enneolematu olukorraga. Selle ulatust ja mõju ei osanud ette näha. Ja endiselt on ebaselge, kuhu see kõik viib. Oma mõtteis olen aga püüdnud vastata sellele ühele küsimusele, millest usun, et mõtlete ka teie. Mis saab edasi? Kas naaseme tagasi tavaolukorda või läheme edasi uude ajastusse? Mõlemad mõtted on ahvatlevad, mõlemad on võimalikud. Et seda tagasi ja edasi puudutavat mõtisklust teile paremini avada, pöördume pühakirja poole. Ma usun, et selles raamatus on kirja pandud Jumala tarkus ja ajalooline kogemus. Ja sissejuhatuseks loen teile ühest murrangulisest sündmusest, erakordsest ajast Jeesuse jüngrite elus. Nemad ka olid just üle elanud Jeesuse ristilöömise ja surmaga seotud segaduse ja kaotuse valu. Nad olid ka erakordse ime osaliseks saanud, kui nad nägid Jeesust Kristust pärast surnuist ülestõusmist taas nende keskel olevat. Piltlikult öeldes olid nad käinud surmast elusse. Jeesus käis füüsiliselt läbi surma elusse ja jüngrid käisid vaimselt surmast elusse. Nad olid üle elanud eriolukorra, raske kriisi nende elus. Ja ehk lootsid jüngrid nüüd, et see, mis oli enne, tuleb tagasi. Nende endine olukord taastub. Kuid see polnud Jeesuse plaan. Ühel päeval viis Jeesus jüngrid välja ja olles neile andnud uue missiooni, tõusis ta nende nähes taevasse. Minu meelest on erakordne, et just apostlite tegude raamat on see raamat, kus alustatakse Jeesuse taevasse minemisega. Esimesest apostlite tegude raamatu esimesest peatükist ja salmidest 10–11 loeme. Kui nad taevasse vaatasid tema minekut, siis seisis nende juures 2 valgeis rõivais meest, kes ütlesid: Galilea mehed, mis te seisate siin ja vaatate üles taevasse? See Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite teda taevasse minevat. See on niivõrd erakordne hetk.
Panite ehk tähele, et Jeesus rääkis tagasi tulemisest, kuid mitte sellisest tagasi tulemisest, nagu jüngrid seda lootsid. Jeesus teadis, et jüngrite jaoks, tulevaste apostlite jaoks algas täiesti uus ajajärk. See, mis oli enne Jeesuse ristisurma ja ülestõusmist, ei saa enam kunagi tagasi tulla. Ees seisis apostlite ajajärk, Kristuse koguduse loomise ajajärk ja selle töö oli issand Kristus usaldanud oma jüngrite hoolde. Endine oli möödunud ja ei tulnud enam kunagi tagasi. Saabus 4 pühapäev ja saabus püha vaim. Kõlas Peetruse jutlus. Ja tuhandete inimeste elud said alatiseks muudetud. Varsti ei tahtnud keegi enam vaadata tagasi, kui vaid ehk selleks, et meenutada seda, mida Jeesusega koos oli õpitud ja kogetud. Siis vaadati ikka edasi, oodates Jeesuse tagasitulekut. Kas tagasi või edasi? Meenutagem veel ühte ajaloolist perioodi Iisraeli ajaloos. Mäletate Iisraeli lahkumist Egiptuse orjusest? Kuidas siis oli selle tagasi või edasi dilemmaga? Kuhu läks Iisrael pärast 400 aastast orjapõlve? Kas ta läks tagasi tõotatud maale, tagasi kaotatud vabaduse juurde või ta läks uude olukorda? 400 aastat on väga pikk aeg. Meie 2 kuud ebameeldivusi ja kannatusi iisraelaste 400-aastase orjapõlvega võrreldes on üsna tühised. Ometi saabus ka neile tõotatud vabadus, kuid Jumal ei toonud neid lihtsalt Egiptusest tagasi, ta viis nad edasi. Mäletate, mida ütles Jumal Moosese kaudu oma väljavalitud rahvale Siinai mäe jalamil? 2. Moosese raamatu ja 19. peatükist me loeme salmidest 3-6. Mooses läks üles Jumala juurde ja issand hüüdis teda mäelt, öeldes: ütle nõnda Jaakobi soole ja kuuluta Iisraeli lastele. Te olete näinud, mida ma olen teinud egiptlastele, kuidas ma teid olen kandnud kotkatiibadel ja kuidas ma teid olen toonud enese juurde. Ja kui te nüüd tõesti kuulate minu häält ja peate minu lepingut, siis te olete minu omand kõigi rahvaste hulgast, sest minu päralt on kogu maailm. Te olete mulle preestrite kuningriigiks ja pühaks rahvaks. Need on sõnad, mis sa pead Iisraeli lastele rääkima. Need on sõnad, mis eelnevad vahetult 10 käsule. Siis Mooses veel ei teadnud, et need 10 käsku muudavad mitte üksnes Iisraeli rahva elu, vaid need muudavad kogu maailma ajalugu. Mida siis Jumal kokkuvõtvalt Moosesele ütles? Ta ütles, et ma olen teid välja valinud erilisel eesmärgil. Ma annan teile missiooni olla kogu maailmale minu vahendajaks. Teie olete minu visiitkaart. Ja loomulikult siis Mooses veel ei teadnud, et tõeline maailma rahvaste preester oli ka Iisraeli kaudu alles tulemas. Jeesus Kristus, kes sündis Betlemmas Juudamaal. Niisiis, usun, et näete, et Iisraeli rahvas ei tulnud lihtsalt orjusest tagasi, vaid ta läks orjusest edasi, uude ajastusse, kandes ka täiesti uut eesmärki ja missiooni, Jumala missiooni. Sarnaseid lugusid on Piiblis veel palju. Jeremiia raamatust loeme selle kohta, kuidas juudid viidi ühel hetkel vangi Paabelisse. Ka see oli juutide jaoks üks raske eriolukord, mis kestis 70 aastat. Jeremiia kaudu ütles issand oma rahvale: alles kui 70 aastat saab täis, kannan ma hoolt teie eest ja teen oma hea sõna teie kohta tõeks ja toon teid tagasi siia paika. Jeremiia 29:10. Jälle need sõnad, tagasi siia paika. Jah, issand tõi juudid tagasi Jeruusalemma, tagasi kodumaale, kuid mitte selleks, et vanaviisi jätkata, vaid selleks, et uue selge visiooniga edasi minna. Me ju mäletame, miks juudid üldse vangi viidi. Mitte sellepärast, et teised nende head elu kadestasid, vaid sellepärast, et nende eluviis oli üksnes kuri. Ja Jumalale ei meeldinud see, mida ta nägi. Jumal soovis näha muutust.
Ja pärast Paabeli vangipõlve polnud võimalik, et naastakse nii-öelda tavaolukorda, sest see tavaolukord ei olnud hea olukord. Neid lugusid on piiblis veel palju, ehk piisab siin mõnest nimestki. Tunnete ju Saulust ja Paulust, elu enne ja elu pärast kõike muutvat kriisi. Mäletate Aabramit ja Abrahami, kes kodumaalt lahkus, et mitte kunagi enam tagasi tulla. Ja ikka ja jälle on meie suurimaks eeskujuks Jeesus Kristus. Ta tuleb jälle tagasi. Jeesus tuleb tagasi. Ta on seda meile pühakirjas lubanud. Kuid mitte selleks, et taastada kõik selliseks, nagu Jeesuse jüngrid seda mäletasid, vaid et taastada olukord, mida keegi meist näinud pole. Ehk ikkagi minna täiesti uude ajastusse, mille sarnast meie silm näinud ei ole. Niisiis, kallis kuulaja, tagasi või edasi? Kuhu liigume nüüd meie? Kas peame meie endist eluviisi niivõrd heaks, et paremat me ette kujutada ei oska, kui seda tagasi igatseda, mis oli? Või näeme siin siiski kutset tõeliseks muutuseks ja muutumiseks? Maailm oli üsna katki juba enne praegust eriolukorda, enne koroonaviiruse puhangut. Meie eluviis ja meie teguviis kurnas meie elukeskkonda ja kurnab seda jätkuvalt. Hävitas Jumala loodud maailma. Me võime ehk olla majanduslikult edukamad ja paremal järjel, kuid meil polnud aega ei Jumalale ega tema kogudustele, ega nende jaoks, kes seda kõige rohkem vajasid. Tagasi vaadates ma näen küllaga põhjuseid mitte tagasi minna sinna, kus me olime. Ja ma näen küllaga julgustust minna edasi sinna, kuhu me veel jõudnud pole. Aga tahaksime väga jõuda. Praegu on üks kriis taandumas. See pole veel lõppenud, aga siiski taandumas. Juba järgmisel hingamispäeval on meil kõigil rõõm ja õigus taas avada meie koguduste uksed, et üheskoos Jumalat teenida. Kuid ma paneksin meile kõigile südamele, et võtaksime ühiselt ja üksindagi kodus olles aega ka selle jaoks, et mõelda, mida mina ja mida meie ühiselt peame teistmoodi tegema. Meile on tagasi antud vabadus, kuid vabadus pole odav kingitus. See on suur eriline eesõigus. Ütlesin varem, et mulle meeldib, kuidas apostlite tegude raamat algab. See algab muutusega, kus jüngritest saavad apostlid, kus järgijatest saavad juhid. Siis pandi alus kogudusele, mis kasvab tänase päevani. Ka meile on kingitud jälle üks võimalus. Tahaksin ka mõelda, et oleme justkui jüngrid 21. sajandil keset maailma muutvaid sündmusi ja meid on ka kutsutud olema apostlid. Mida meie teeme? Kas elame edasi nostalgias või liigume uude ajastusse, et ellu viia meilegi usaldatud missioon? Mina igatsen julgelt edasi minna ja kutsun teid seda sama tegema. Ma soovin koos teiega palvetada. Kallis Jumal, me oleme ka ühest perioodist teise liikumas ja see kriis ei ole veel lõppenud, Jumal, aga me usus liigume sellest edasi. Jumal, ja ma usun, et keegi meist ei taha üksnes tagasi seda, mis oli, vaid me näeme, et see, mis ennegi oli, ei olnud kõige parem. Anna meile kõigile, Jumal, seda nägemust, mis sinul on, et me võiksime koos edasi minna ja muuta tõesti paremaks selle, mida me soovime paremana näha. Tee meie kõigi eludes tööd ja nagu apostlite tegude raamatu alguses sündis midagi suurt, oli sündimas midagi suurt, Jumal, ma palun ka, et meiegi kogudustes ja meie isiklikus elus võiks ka sündida midagi rohkemat kui see, et läheme tagasi sinna, kus olime. Jumal, anna meile jõudu edasi minna, inspireeri meid edasi minema. Jumal, õnnista kõiki meid ja õnnista igat vaatajat, igat kuulajat. Õnnista ka kõiki neid, kes täna
meiega ühineda pole saanud, aga oma südames otsivad sind. See on meie palve sinu poole, palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.